Tervitus, mina Kaido Pajumaa, siinpool jälle juhtide ja meeskondade treener motivaatorist ja sa oled vaatamas tunnustava juhi podcasti number 3. Tänast podcasti innustas mind tegema üks reaalne olukord, mis toimus ühel juhtmeeskonna koolitusel eelmisel nädalal. Nimelt tuli seal jutuks see, mis muudab ühed meeskonnad efektiivseks ja tulemuslikumaks. Ja me jõudsime selleni, et kui inimesed näiteks sõpradega koos on, siis nad on hästi avatud, nad avaldavad oma arvamust, nad ei püüa kunagi midagi peita, väga varjata, julgevad tunnistada oma eksimusi, kõiki selliseid asju. Ja selle tulemusena inimesed saavad väga kiiresti ja konstruktiivselt ka lahendada üleskerkivaid probleeme, sest et neil ei ole vaja peljata, et keegi saab millestki valesti aru ja kui isegi saab natuke valesti aru, see on okei, sest et usaldus on nii suur, et saab asjadest otse ja omadega rääkida. Ja selle tulemusena omakorda on see, et inimesed tunnevad ennast hästi. Ja siis ühel hetkel üks juhtidest ütles väga huvitava asja, ta ütles, et aga sõpru sa saad valida, aga töökaaslasi sa ei saa valida. Mis tähendab seda, et sõpradeks kujunevad sul ümber need inimesed, kellega sul juba resoneerub, kellega sa oled ühel lainel, kellega sa mõtled asjadest ühtemoodi, kellega sul on enam-vähem ühesugused arusaamised. Aga töökeskkonda satud sa kokku tegelikult täiesti mingis mõttes juhuslike inimestega ja sa pead siis nendega koostööd tegema ja paratamatult hakkab tekkima seal neid põrkumisi. Ja siis selle üle niimoodi üheskoos kollektiivselt arutades me jõudsimegi väga olulise mõtteni, mis ei olnud küll selle koolituse fookus, aga kui juhtimisest rääkida, siis sellest teemast ka päris ümber minna ei saa. Nimelt emotsionaalne intelligentsus. Just nimelt see, et meid on kokku pandud inimestega, kellega me ei ole alati samal lainel. Inimestega, kes ei ole samade arusaamistega nagu meie. Inimesed, kes käituvad teatud olukordades teistmoodi kui teine või kui meie. Siis see olukord just omalt poolt nõuabki seda, et me suudaksime piisavalt heas kontaktis olla iseendaga, et me suudaksime teadvustada oma emotsioone, oma üleskerkivaid impulsse, näha läbi näiteks ka mõnikord mõtteid, mis meil teiste inimeste suhtes on või mida meie teiste inimeste käitumine meis tekitab. Niisiis, rääkides tegelikult meeskonnatööst, me jõudsime väga olulise komponendini juhtimises. Ja tegelikult tänane podcast just sellest räägibki. Emotsionaalne intelligentsus juhtimises. Mis see on ja mida see lühidalt siis endast kujutab ja kuidas moodi see juhtimises väljendub. Üks eksperimentidest, mis aitas emotsionaalse intelligentsuse tähtsust teadvustada, tehti 90. aastatel päris pisikeste lastega. Umbes 4-aastased lapsed kutsuti ühte ruumi ja ruumis oli laua peal 2 vahukommi. Ja 4-aastasele lapsele öeldi, et sul on 2 valikuvõimalust. Sa võid võtta kohe ühe kommi, aga kui sa kannatad natukene, tädi käib korraks ära, umbes 15 minutit. Ja kui tädi tuleb tagasi, saad 2 kommi. Ehk siis lapsed pandi valiku ette kas hea preemia või siis topelt hea preemia. Ja loomulikult, kuna lapsed olid kõik väga isukad selle vahukommi suhtes, siis kõik tahtsid neid komme kohe võtta. Aga juhtus nii, et umbes 85% lastest võtsid kohe selle ühe kommi ja loobusid seeläbi topelt preemiast. Ja umbes 15% lastest hakkasid seda preemiat või seda naudingut, mida nad sellest kommist saavad, edasi lükkama. Kes võib-olla püüdis mängida, kes püüdis võib-olla laulda, et tähelepanu sellelt kommilt kõrvale juhtida. Ehk siis ei olnudki oluline, mida laps selleks tegi, et sellelt impulsilt, mis kõikide laste sees kerkis, tähelepanu kõrvale saada. Aga umbes 15% lastest said sellega hakkama. Aga tegelikult see eksperiment ei lõppenud üldsegi seal klassiruumis, sest et järgneva 15 aasta jooksul jälgiti neid lapsi ja vaadati, kuidas moodi nad hakkama saavad. Ja mis selgus? Esiteks, üldjuhul olid neil paremad suhted lasteaias. Nad said paremini läbi teiste lastega, nad lõid kergemini suhteid, ehk siis nendel olid sotsiaalsed oskused paremad. Nad olid koolides üldjuhul edukamad, tihtilugu said nad sisse parematesse ülikoolidesse. Neil olid paremad suhted oma vanematega, oma sõpradega. Ehk siis need 15%, kes tulid paremini toima oma sisemaailmas toimuvate impulssidega, olid tegelikult ka ülejäänud elus edukamad. Ja üks sellistest eksperimentidest tõi siis ka teadusuuringute keskmesse sellise mõiste nagu emotsionaalne intelligentsus. Nimelt, umbes 19. sajandil, kui ma õigesti mäletan, selline mees nagu Francis Galtoni
üks psühholoog väitis, et IQ on põhimääraja, kas inimene saab elus edukaks või mitte. Nimelt ta avastas oma uuringutega, et kõrge IQ-ga inimeste aju töötab lihtsalt teistmoodi, ta on võimekam, ta on kiirem, neuronid loovad ajus kiiremini ühendusi, mis tõttu ta töötleb informatsiooni kiiremini, järelikult need inimesed on edukamad. Ja kuni siis 90ndate aastateni tegelikult usutigi, et põhitegur, mis määrab, kas inimene on oma elus, oma valdkonnas edukas, on tema IQ ehk siis akadeemilised teadmised. Ja hinnati ka värbamisprotsessis üha targemaid inimesi. Organisatsiooni püüti värvata võimalikult tarku inimesi, spetsialiste, eksperte, kogemustega, professoreid, doktoreid, eeldusel, et mida targem on inimene, mida kõrgem on tema IQ, seda edukamaks ta saab. Aga 90ndatel aastatel tuli siis lauale selline mõiste nagu emotsionaalne intelligentsus ja esimesed psühholoogid, kes sellest rääkima hakkasid, olid siis Howard Gardner ja Peter Salovey, kes ütlesid, et tegelikult IQ umbes 20 või maksimaalselt ehk 25% määrab, kas inimene jõuab oma tulemuste ja oma eesmärkideni, kas ta saab edukaks. Ülejäänud panustati võib-olla alguses emotsionaalsele intelligentsusele. Tänaseks on öeldud, et ka emotsionaalne intelligentsus ei ole see ainutegur, vaid siia on juurde toodud sellised mõisted nagu sotsiaalne intelligentsus, aga ka spirituaalne intelligentsus. Niisiis emotsionaalne intelligentsus juhtimises tähendab seda, et kuivõrd juht tuleb toime ja suudab teadvustada oma sisemaailma. Just eile meie koolitusele, mille nimi on emotsionaalne intelligentsus juhtimises, tuli alla üks kommentaar, mis kõlas umbes niimoodi, et kas selline koolitus on, ma ei tea, mõeldud idiootidele või midagi sellist. Ja ma vaatasin sellele kommentaarile otsa ja mõtlesin, et huvitav, mis selle inimese sees sel hetkel küll pidi toimuma, et ta sellise, ma ütleks nagu ikkagi suhteliselt ebaviisaka kommentaari sinna pani. Tõenäoliselt oli tegemist ühe olukorra, kus inimene luges emotsionaalne intelligentsus juhtimises. Ehk oli tegemist inimesega, kes ei olnud mitte kunagi mitte millestki sellisest kuulnud. Ehk oli ta inimene, kes oli võib-olla oma emotsioonidega kõige rohkem hädas ja ta peegeldas automaatselt üles kerkivat tunnet, seda impulssi sellesse kommentaari. Ja võt see sama näide, see sapine kommentaar tegelikult võtabki kokku emotsionaalse intelligentsuse tuuma. Kas see, kui sa näed midagi, keegi ütleb midagi, keegi teeb midagi, sul tekib mingisugune mõte, sul tekib selle tulemusena mingisugune tunne, kas sa lased automaatselt sellel tundel ennast üle võtta, ennast kaaperdada ja sellest tundest lähtuvalt automaatselt käituda või on sul piisavalt sisemist tarkust, sisemist intelligentsust, et sa näed läbi, et okei, keegi tegi midagi, mida ma ei pea päris õigeks. Ta ütles midagi, mis võib-olla haavab mind. Ta jättis midagi tegemata, mis tekitab minus mingisuguse pahameele tunde ja ma tunnen, et ma tahaksin sellest lähtuvalt midagi teha, ma tahaksin talle öelda, ma tahaksin kirjutada võib-olla e-maili, kus kõik on suured tähed ja lõpus on, ma ei tea, 20 hüüumärki, et ta ikka saaks aru sellest, mida ma talle öelda tahan. Ehk siis mul on tunne, et ma tahaksin tegelikult oma emotsiooni väljendada, aga sel hetkel me ei teadvusta seda, et me ei ole päris kained, päris adekvaatsed. Ja nüüd kujuta ette ühte juhti, kellel on väga-väga madal emotsionaalne intelligentsus. Keegi, kes on väga tark, kes on oma valdkonna tõeline tipp, tõeline ekspert, ta on tunnustatud. Kõik räägivad temast, ta teab, kui tähtis isik ta on, sest tal on nii palju teadmisi. Aga tema häda on selles, et tal on väga madal emotsionaalne intelligentsus. Kas sa kujutad ette, kuidas on selle juhi alluvuses töötada? Üks juht, kes absoluutselt ei teadvusta, kuidas moodi ümbritsev maailm tema tundeid mõjutab, tema mõtteid mõjutab. Ta ei teadvusta seda, kuidas moodi tal on mõnikord võib-olla paha tuju, sellepärast, et mingid asjad ei lähe päris tema plaani kohaselt või võib-olla ta oma ülemuselt sai kuidagi nahutada või oli kliendiga mingisugune jama või oli mõne töötajaga mingisugune jama. Ühesõnaga ta tunneb ennast tõeliselt sandisti ja kuna tema emotsionaalne intelligentsus on nii madal, siis ilmselgelt kõik tema ümber olevad inimesed kannatavad seetõttu. Ta võib koosolekul kehvasti öelda, ta võib mossis olla, see võib kesta mõnikord mitu päeva ja ümberringi teised inimesed tegelikult kannatavad selle tõttu ja sellel ei ole ainult mitte emotsionaalne hind, vaid ka väga produktiivne hind, sest äkki mul on vaja selle juhiga midagi rääkima minna, midagi temaga arutada, aga ma ei julge minna, sest ma ei tea kunagi, kuidas moodi ta reageerib sellele, missugune see eneseväljendus sel hetkel on. Ma parem ootan 2-3 päeva ja võib-olla siis lähen räägin temaga. Aga tõenäoliselt sa saad aru, kui absurdne see olukord on, kui sa pead sellise juhi alluvuses töötama. Ja seepärast tegelikult, eriti viimasel dekaadil, ka juhtimisse on emotsionaalne intelligentsus väga-väga tugevalt sisenenud. Sest et öeldakse, et mida kõrgemale juht organisatsioonis tõuseb,
seda olulisemaks emotsionaalne intelligentsus muutub. Kui sa oled spetsialist, siis organisatsioon vajabki sinu spetsialiteeti. Ta vajab seda, et sa oskaksid mingeid asju väga-väga hästi teha, et sa oleksid oma ala spetsialist. Ja see on okei. No kui sa ei oska inimestega nii hästi suhelda, okei, vahet pole. Tee oma töö ära ja me saame hakkama. Aga nüüd, kui sa oled juba esmatasandi juht, siis mingid inimesed sõltuvad sinust. Sellest, kuivõrd sa aru saad iseenda sees toimuvat ja seda, kuidas moodi sa seda välja elad, teiste inimeste heaolu ja teiste inimeste produktiivsuse töö hakkab sellest sõltuma. Ja nüüd, mida kõrgemale üks juht organisatsioonis tõuseb, seda olulisemaks see muutub. Kas sa kujutad ette suure firma tippjuhti, kes ei tule oma tunnetega toime? Kes täiesti kannab enda töö konteksti oma võib-olla koduseid probleeme, isiklikke probleeme. Ja tema täidesaatev tiim, tema juhttiim võib-olla kannatab selle tõttu. Sa ei julge võib-olla juhile öelda midagi, sellepärast sa ei tea, kuidas moodi ta oma tunnetega toime tuleb ja praktika on näidanud, et ta ei tule oma tunnetega eriti toime, mis tõttu on targem nagu istuda ja oodata, kuni võib-olla on sobilik hetk temaga rääkida. Sest sa ei tea, kust kohast see pauk muidu võib tulla, kui sa tema emotsioone liialt puudutad. Ja vot see näitab, kui oluline tegelikult on emotsionaalne intelligentsus juhtimises. See ei ole mingisugune pseudoteadus, see ei ole mingisugune psühholoogidele mõeldud teadus, see on midagi nii praktilist, millest lihtsalt suur enamik inimesi lihtsalt vaatab mööda. Ja just seepärast paljud juhid, kes on läbinud ka meie tunnustava juhtimise programmi, mis siis eelkõige räägib sellest, kuidas moodi oma tiimiga tegutseda, kuidas neid motiveerida, kuidas neid hoida vastutavana oma eesmärkide tulemuste eest. Ja paljud nendest juhtidest on andnud meile tagasi sidet, et tahaks astuda järgmise sammu. Ja me mõtlesime, et mis järgmine samm võiks olla. Ja see järgmine samm tundus olevat loogilisena, et kui sul on ülevaade olemas, sul on tööriistad olemas, kuidas moodi teisi inimesi juhtida, siis nüüd peaks olema see hetk, kui sa hakkad iseendasse vaatama ja küsid, et kuidas moodi ma iseennast juhin. Ja seepärast siis toimubki meil järgmisena koolitus emotsionaalne intelligentsus aprillikuus, kuhu on oodatud eelkõige kõik need juhid, keda on tänaseks juba umbes 100, kes on läbinud tunnustava juhtimise programmi. Ja sellel emotsionaalne intelligentsus juhtimises koolitusel on meil eelkõige 5 fookust, nii nagu emotsionaalses intelligentsus kui teadusharus ja uurimisalas. Esiteks eneseteadlikkus, ehk siis kuidas moodi ma oleksin teadlikum sellest, mis minu sees toimub. Sest et see, mis minu sees toimub, mõjutab otseselt seda, mis toimub minu ümber. Kuidas saada teadlikumaks oma mõtetest, hakata läbi nägema, missugused mõtted on mulle kasulikumad, missugused on mulle destruktiivsed ja ebavajalikud. Kuidas moodi katkestada negatiivseid mõtteprotsesse. Mõtted mõjutavad alati meie tundeid. Kuidas moodi olla kontaktis oma tunnetega, kuidas moodi neid mitte eitada, neid mitte ignoreerida, aga samal ajal mitte neid destruktiivselt välja elada. Ehk siis, kuidas jääda tasakaalukaks olukordades, kus emotsioonid üle võtavad. Siis üks komponent kindlasti emotsionaalsest intelligentsusest on enesemotivatsioon. Kui sul on kehv tuju, siis sa ei viitsi üldjuhul midagi eriti teha. Mis tähendab, sul on justkui motivatsioon kadunud. Aga eneseteadlik juht, eneseteadlik inimene, kes tegelikult suudab eristada iseennast oma emotsioonidest ja ta saab aru, et okei, mul on praegu küll see emotsioon aktiivne, aga see ei tähenda seda, et ma ei suudaks ennast motiveerida midagi teha. See on väga-väga oluline oskus töö kontekstis, sellepärast, et muidu kõik, mis me teeme, on mõjutatud sellest, kuidas me ennast tunneme. Ja tihti lugu töökeskkond pakub meile negatiivseid tundeid ja me kipume asju edasi lükkama, eriti ebamugavaid asju. Aga läbi eneseteadlikkuse, läbi emotsionaalse intelligentsuse me suudame ennast motiveerida. Väga oluline empaatia võime, et me lihtsalt ei teadvusta, mis minu sees toimub, aga läbi selle, kuidas meie eneseteadlikkus kasvab, me hakkame üha enam tabama ka seda, mida teised inimesed tunnevad, missugused on nende emotsionaalsed seisundid. Kas ma suudan kuidagi moodi samale lainele selle inimesega minna, mitte vaadata teda nagu kuskilt kivimäe otsast huvitumata, mis tema sees toimub, aga läbi empaatia inimesi juhtida. Ja sellest edasi loomulikult sotsiaalsed oskused. Ehk siis kõik see, kuidas moodi ma läbi empaatia ja läbi eneseteadlikkuse suudan teisi inimesi hakata uue nurga alt nägema, aitab mul luua paremaid suhted, aitab mul jõuda inimestele lähemale, nendega paremat usalduslikkust meeskonnas luua. Et tervikuna see töökeskkond muutuks avatumaks, sõbralikumaks, üksteist mõistvamaks, mille tulemusena omakorda inimestel on seal mugavam käia, nendel on lihtsam koostööd teha, lihtsam asjadest rääkida, lihtsam konflikte lahendada. Kõik need hüved tegelikult kaasnevad juhul, kui juht võtab selle sammu ja hakkab oma emotsionaalse intelligentsusega tegelema. Nii et kui see tänane podcast sind kuidagi moodi kõnetas, sa tundsid ära võib-olla iseenda, sa tundsid ära võib-olla mõne oma kolleegi, võib-olla oma alluva,
võib-olla personalijuhina tundsid ära mõne oma juhi teie organisatsioonis, siis minu lubadus sulle on see, et see päev annab päris hea ülevaate sellest, mis asi emotsionaalne intelligentsus on, aga mitte ainult. Inimesed saavad parema kontakti iseendaga. See ei ole lihtsalt selline enese abistamise koolitus, vaid sellel on väga-väga otsene väljund sellele, kuidas moodi juht päris maailmas, päris inimestega, päris meeskondadega töötab ja missugust mõju tema eneseregulatsiooni võime tegelikult meeskonna tulemustele tervikuna avaldab. Nii et siin samas video all on lähem info selle koolituse kohta. Saad sealt ennast ära registreerida, kui sul huvi selle vastu on. Mina jään siin igal juhul ootama. Aitäh sulle vaatamast. Ciao.